Heiko Rannola koduses esimeses mängus -21 punkti, mis teeb Raplast ebameeldiva vastase? No kui eelmise mänguga võrrelda, siis meil oli väga hõre eesliin, et ma arvan, kõige suurem põhjus ongi seal, et see, et ta ebamugav on, seda on veel vara öelda, et ainult ühe mänguna mängid see hooaeg. Ma arvan, et see teine mäng tuleb ikka vähe tasavägisem. Avamängus saitegi Rapla vastu 54 2 punkti viset, millest panite ära ainult tegelikult 18, et kas mänguplaan kuidagi muutub ka, et laupäeval neid rohkem sisse läheks? No eks see on jälle see sama teema, et kuna meil oli väga hõre eesliin ja Raadik sai ka vigastada seal mängu alguses, siis eks 2 punkti viske tabavust suuresti sellest tulenebki, et ma arvan, et selles mängus on meil natuke rohkem seal pikkust ja võimu korvi all, et see protsent on ka parem. Olete senivi saanud Eesti liigas keskmiselt 82 punkti mängus, kui palju on vaja homme, et Rapla vastu võit võtta? No ma arvan 82 piisab, et Rapla on viimastes mängudes 81 punkti viskanud, nii et arvatavasti 82 peaks piisama. Paar sõna ka Rain Raadikust, et ta on hetkel meistriliiga parim lauavõitleja, 11,7 punkti. On see kuidagi tulnud ka üllatusena? Ei ole, eks see ongi Raadiku leib ja seda ta peabki tegema ja kui ta seda ei teeks, siis oleks vaja muid aspekte kõvasti paremaks teha, et ei, Raadik peabki lauda võtma. Hetkel jätkuvalt tabavusprotsent alla 50, kuidas seda parandada? Ma eeldan, et sa mõtled obaviske protsenti. Jah. Eks ta on tal peas kinni, et tal tegelikult viskejas jalb ei ole, aga natuke on vaja võib-olla enesekindlust juurde ja küll need visked lähevad ka. Mis homme võidu toob? Hea mäng ja fännid. Aitäh, Heiko!